tere! Minu nimi on Erik Kulkepp ja tänase klipikesega reageerin ma Johanna Roos palvele pöörduda noorte tänavaartistide poole, kellel puudub julgus tulla teiste ette esinema. Vaadake, minule seostuvad noored kunstnikud, elukunstnikud, muusikud, mis iganes valdkonna nii-öelda loomeinimesed on üliägedad ja inspireerivad tegelinskid, kes tihtipeale armastavad nagu nii-öelda sahtlisse või vaikselt oma loomega tegeleda. Küll aga on neil see anne antud just selleks, et seda teistega jagada. Vaadake, see on nüüd seesama näide, näiteks mul seina peal on siin praegu ereda leegina siis põlev valgus. Ja kujutage ette, ta on tegelikult päris kuum ja päris selline energiast pakatav. Aga kui me seda vaikselt nii-öelda surume alla ja teistega ei jaga, siis kujutage ette, ta vaikselt lõpuks tegelikult ju kustub, samas kui me võiksime rõõmustada ja valgustada hästi palju erinevaid inimesi meie ümber, erinevas vanusegrupis, erinevast riikidest. Ja uskuge mind, ega hirmust lahti saamiseks paremat retsepti ei ole, kui et astuda oma mugavustsoonist välja. Ja olgu nii, kui te esialgu ei julge tänavale tulla, siis tänapäeval on ju veel lihtsam. Võtate samamoodi oma telefoni, teete oma esinemisest klipikese ja panete selle välja. Järgmine samm on juba see, et lähete välja ka tänavale. Ja tegelikult kõige parem on see, kui te teate heas mõttes, miks te seda teete. Kui teil nagu põleb sees see leek oma kunsti väljendada, nagu Johanna ise on tegelikult ju suurepärane kirjanik. Aga kui ta välja ei kirjutaks, siis vaadake, see on nagu selline mulliga jook, mida sa nagu loksutad ja hoiad korki peal. Et päris ohtlik, et selles mõttes see pudel läheb lõpuks ju lõhki. Ehk siis tegelikult teie anne on antud teile selleks, et seda teiste kõigiga jagada ja seda nii-öelda heas mõttes valgusena meile kõigile anda. Ega ei olegi paremat retsepti. Kui te kardate muidugi, mida teised arvavad, siis sellega peate hästi ruttu ära leppima, et on neid, kes teid armastavad ja on need, kellele te ei meeldi. Aga ükstapuha, vaadake, mul on üks kimplilli, täitsa Eesti tulbikesed ja kujutage ette, kui nende ilu, kui nad pelgaksid ka välja tulla ja jääks oma sibula staatusesse või oleks nii, et nad küll kasvavad aga kuskil nurgas, nii et keegi neid ei näe. Kujutage ette, kui palju hingesid jääks puudutamata. Seega mina soovitan soojalt, kallid noored, muusikud, tänavaartistid, astuge oma hirmust läbi ja jagage oma annet kõigi teistega. Sellepärast, et kui me ei tea, mida te teete, siis me ei oska seda ka ju hinnata. Ja te saate ise iga korraga järjest julgemaks. Ja uskuge mind, julgemaid ühiskonna kodanikke on meil hädasti juurde vaja. Seega ootan huviga, kas siis teie etteasteid virtuaalmaailmas või siis näiteks kas või Pärnus Rüütli tänaval. Aitäh!